Mina tegin selle testi, kui ma olin 38-aastane. Ma arvan, et ma ise niisama ei olekski seda testi tegemist ette võtnud, kuna mu peres lähisugulaste ringis kuskil pole varem rinnavähki esinenud, nii et ma poleks tegelikult üleüldse väga muretsenud selle asja pärast. Aga tegelikult, kui siis umbes kuu aega hiljem ma need tulemused kätte sain, siis minu suureks üllatuseks selgus, et tegelikult mul on keskmisest kõrgem rinnavähi risk. Nii et see oli minu jaoks suur üllatus. Ja mul on väga hea meel, et ma sattusin seda testi tegema, sest et tänu antigenesile ma sain väga konkreetsed soovitused, millist elustiili võiks elada, et vältida haigestumist ja samamoodi mulle öeldi konkreetselt, et ma peaksin alates 40. eluaastast hakkama käima mammograafilist sõeluuringut tegemas ja samamoodi saan ma antigenesilt ka saatekirjad selleks siis iga 2 aasta tagant. Ja kuna ma sain sellel aastal 40, siis sünnipäevaks nii-öelda võib vist öelda, saingi ma oma esimese saatekirja ja praeguseks ma olen esimesel siis uuringul juba ära käinud. See on mulle kui lapsevanemale vähemalt küll kohustuslik käia kontrollis ja hoolitseda enda eest parimal võimalikul moel, et püsida kaua terve. See on üks koht, kus ma pean võib-olla natukene rohkem tähelepanu oma tervisele pöörama. Parem karta kui kahetseda ja ma arvan, 30-ndates on see õige hetk, et teha see test ära, sest et nagu minugi puhul selgus, et ma peaksin hakkama alates 40. eluaastast regulaarselt kontrollis käima, mitte 50. nagu riiklik programm ette näeb. Nii et jaa, taaskord, parem karta kui kahetseda.